seda rõõmu oli tõesti kõrvalt hea vaadata ja võiks öelda, et lausa oli nakkav. Jaak, sa tegid mul ka tuju heaks nende embustega ja selle emotsiooniga, mida siin välja näitasid. Mida see pronksmedali võit sulle tähendab? See tähendab, no ma arvan, ma jään selle tõelise vastuse võlgu, et seda ei saa aru, seda ei ole võimalik aru saada, sa pead selles ise sees olema, et aru saada, mis see tähendab. Aga et väga palju. Kui raske see hooaeg oli sulle? Siin tegelikult ikkagi selle ju peame koroonaviirust taas mainima, seda korraldust. Samas te üritasite ju pakkuda kõike ka fännidele, ikkagi need vaatamised ja kaasa elamised, et kui raske see hooaeg sinu jaoks oli? No oli eriline, oli selline, mis jääb meelde, et alustades selle Ali Hodžići lahkumisega välkselgest taevast, veel tagamängija vahetus, kõik see, mis sa mainisid viiruse kohta, isolatsioonid, nüüd see lõpus Brandoni vigastus, aga samas on siuke asi, see ei tule kunagi lihtsalt ja ta ei maitseks nii hästi, kui ta tuleks lihtsalt aga see jääb meelde. Viimane küsimus tänaseks. Mida toob uus hooaeg Raplale? Kas on juba legionäridest kellegagi olnud juttu? On keegi uueks hooaegs jäämas? Ei, ei ole juttu olnud, et ei ole. Tõmbame täna joone alla, aga üks asi on küll, mida ma arvan, et ma saan öelda, on see, et see aasta me alustame, ma usun, et me oleme olukorras, kus me saame alustada meeskonna loomisega varem kui võib-olla kõigil eelnevatel aastatel. Aitäh ja palju õnne veel. Aitäh.